Käes on aeg natukene ralli teemadel rääkida. Nagu te teate, siis Ott Tänak ei ole ainuke, kes rallit sõidab, aga ma siinkohal ei tooks enda puhul mingisuguseid võrdlusi Ott Tänakuga, aga no, nimi on ainuke osa sellest. Aga selge, me oleme jõudnud Airal OÜ-sse, kus Oliver Larretei oma teadmiste ja oskustega on meie rallitiimi aitamas. Ja seekord on siis meil minek Audru rahvasprindile 5. aprillil. Ja nagu me teame, siis enne igasuguseid ralliüritusi tuleb autosid siit-sealt kohandada, mugandada, remontida, paremaks teha, siis meil praegu on ka minu auto saanud veidi üle vaadatud ja siin on mõningad probleemid, mis tuleb ära lahendada, sest muidu ei saa ju tehnilisest läbi. Kes natuke rahvasprinti sõitnud on, siis teab, mida tähendab tehniline, et seal saab võidelda ja maadelda küll omajagu, aga see on kõik väga oluline, sest autod peavad ju korras olema ometi. Katkise autoga sõita ei saa. Aga Oliver, mis meil siin siis teha on vaja sellel autol? Kollektor ei teanud, tuleb ära vahetada ja poldid pooleks. Ja siis saab natukene vaeva näha. Poldid välja puurida. Just. Mis veel eelvaade on? Esituli? Esituli on vaja korda. Ja siis veel võtaks auto ära pesta tegelikult. Jah, et siis Audrus saaks uuesti pariseks sõita. Just. Väga hea. Aga lähme vaatame korra seda autot natuke lähemalt. Tegemist on meil siis Almighty 1.4 bensiinimootoriga, mis väga rajult küll edasi ei lebi, aga sprintidel on temaga vahva sõita, sellepärast et seal ju väga suure jõuga midagi peale hakata pole ja pealegi ega siis need oskused ei ole ka võrdväärilised nagu päris ralliautole, nii et igal juhul, kes tahab katsetada, proovida sellise autoga sõita, siis ütleme nii, et rallisõit ei ole kunagi odav spordiala, aga see on madalamas klassis päris fun, nii et ei ole hullu midagi. Kui sõita, siis saad aru, millest ma räägin. Aga jaa, mõni võib-olla küsib, et miks need noolekesed siin auto peal on. Sellel on väga lihtne põhjus. See nooleke näitab ära, kus kohas on siis puksiiraas. Juhul, kui tee peal midagi peaks juhtuma autoga, läheb katki rajal näiteks. Et selleks need aasad on mõeldud. Ja mis siin veel? Ilmselt tulevikus on plaan tagasillale panna reguleeritavad kaikad, mis annab võimalus siis tagarataste kalletega mängida. Sest sellel autol on sõltumatu tagavedrustus, mis on kohati hea, kohati halb. Ja on ta sellepärast, et ta on üsna kurvisuutlik, aga halb on sellepärast, et kuna tal on tagant ots suhteliselt kerge, siis kipub ta nagu hüppama ja põrkama väga kergesti, et meil on siin tegemist sisuliselt 1 tonn kaaluva autoga, nii et selle kaalumass on üsna kõvasti ettepoole kaldu, aga ja hullu, veidi saab vedrustusega mängida, siis saab selle korda. Teisel ralliautol sai see korda tehtud. Nii et, aga Oliveri kiituseks siis nii palju, et tema on meid aidanud kõiki autosid remontida, hooldada nii ralliautosid kui ka tänavased autosid, nii et mina olen selle töökohale nagu igati truuks jäänud, et kui sulgi auto vajab veidi remonti hooldust, siis võta aga Oliveriga kontakti või kirjuta mulle, viin teid kokku. Nii et igati positiivne. On sul, Oliver, midagi lisada veel juurde? Ilusat õhtut. Tšau ka sulle, et tore, et vaatasid ja järgmiste kordadeni rallil näeme.